heli salvestab. See võtab. Kaamera 1 käib. Nii, palun kläppi ja alustame pihta. Nice. Millest me räägime üldse? Me räägime ühest huvitavast mobiiltelefonist nimega Realme 7 5G. Rohkene tore telefon. Ostke Edermani riptech.ee lingi leiate alt. Igatahes meile saadeti siukene tore telefon Hiina brändilt. Omab 4% kogu mobiiliturust. Ja palju sa sinna kõrval näiteks Apple'ile pakuksid? Apple'ile, no ma ei tea, 20 äkki või? 11? 11% Apple'ile. Ja Oppole? Oppot ma tean, Oppo oli 8 koos Vivoga ja äkki Samsung oli 22 või? Igal juhul konkreetselt seadmelt tean ma nii palju, et tegu on seadmega, mille nimi on 7 ja sellel on veel 5G ka, mille puhul on küll tore. Kahjuks meil Eestis peale Telisa ei paku keegi 5G varianti ja minu meelest seal on ka ainult Telial see 5G rõõm ja seda ka äkki mingis paaris üksikus kohas. Nii et põhimõtteliselt on 5G tore. Väljuvad bussid 5G levi alla. Ja, et need, kellel on siis siia samma see 5G kiip antud, et nendel on nagu tore. Kaasas on korpus, mingisugune juhend, mis on mis keeles? Leedu keeles. Et selle telefoniga oli siuke tore lugu, et ma vaatasin, et ega seda tegelikult Eestis näiteks poodidest kuskilt osta ei saagi. Et see tuleb välja näiteks 1A kaup 24 ja midagi taolist ja hinnaga umbes 250 €. Argi sisu on väga asjalik, siin on siukene see SIM-kaardi tilulilu, USB-C A kaabel. Laadija on siuke kõva. Laadija on kaasas 30 vatti, 5 volti 2 amprit või 5 volti 6 amprit. Ossa raks, selle kui varsti autot taalida. See on 5 voldi kohta ikka päris, seda peaks proovima, kus juures Canon tahab oma kaameratel saada 5 volti 3 amprit. Peaks proovima, kui see nagu päriselt sinna töötab, siis see on üliraju. Saab äkki selle laealuse kaamera, võt selle sammuse, saab äkki selle laadija peale panna, nii et sellest mingit tolku ka. See on väga äge. Ja maksimum siis ongi 30 vatti, ehk siis ta ongi selle 5 korda 6 ja 30. Kui siin teised tootjad on läinud pigem siis Quick Charge standardi peale, mis tähendab, nad tõstavad mitte nii palju ampreid, vaid volte. Igatahes korralik laadija, mitte nagu mõnel turuliidril. Mõnel kallil tootjal. Mõnel tootjal pole üldse kaasas enam. Ja kuidas käes tundub, enne kui sa korpusesse topid? There is very important information in the protective film. In order to protect your consumer rights, please keep it together. You should keep it together then. Ma üritan ennast talitseda ja nii. Käes. Millest ta tehtud üldse on? Tundub plastikust. Okay. Mille puhul on tegelikult see, et plastikust korpused ei tundu üldse nii edevad ja kvaliteetsed. Samal ajal, eks nad kraapuvad ka kergemini. On plastiku eelis see, et kui ta maha kukub, siis ei lähe sul tagumine pool kohe katki. Ja mingisugune 250 € telefonil. Kavatsen selle peale ülevaadet emale anda. Pensioniealised emad on nagu väike lapsed, ehk siis kui neil midagi maha kukub, siis ei või kohe katki minna. Ekraan on kuidagi nurgast tundub nagu terav. Väga huvitav. Ma ei ole ennem niimoodi tähenda. Mis ta ronibki sellest? See on päris naljakas niukse, nagu ekraani nurk tundub terav. See ekraan tuleb kuidagi välja hästi korralikult. Hästi kõrge välja. Ja tal muidugi on see, et tal on mingi kaitsekile ka siin peale. Kaitsekile on juba peale, ärme seda hakka esimese lapsuga võtma, äkki ei ole vaja. Jaa, aga käes on ju täitsa okeina. Siin on Samsung, mis on samas kategoorias. Jah, no okei, Samsung tundub käes kallim. Ta lihtsalt on see kuju, on ju, aga... Midagi jah, ta see ekraan on siukene siledam ja siukene... Aga Realme'l vist ongi see teema, et kuna ta on paksuke, sest et seal on 5000 mAh aku, 5000 mAh on päris kõva tulemus. See on päris hea, sest et see on juba siuke Samsungi puhul Note-seeriana. Jah, tal on külje peal sõrmejälgi ja lugeja, mis on see koht, kus sõrmejälgi ja lugeja peaks olema. Jaa. Et me võime siia kuhugi sisse ta ära peita, aga elu on näidanud seda, et olgugi, et see on arenenud märkimisväärselt, on nad ikkagi suhteliselt kasinad, suhteliselt aeglased, et siis need küljepealsed
et mis me siin näiteks seda Foldi proovisime, Samsungi oma, siis sellel oli täpselt, et heas kohas, mõnus, mugav. Siin ma saan valida inglise keele, aga siis ma ei saa enam eesti keelt valida. See on valikeel. Valid omale inglise keele, küsib sult regiooni. Okei, mõistlik, paneks inglise keele Eesti. Nii, häda on selles, et ma ei saa seda teha, sellepärast, et ta tahab mul, sest siis ta ei paku mulle Eestit. Nii, valige keel, valin eesti keele, vali regioon, muu, ainukene variant, sellepärast, et Eestit, kui äkki ma saan inglise keele ja siis ta küsib mul, okei, Poolad jääb eestikeelseks. Miks ma peaks eesti keele valima ja regiooniks võtma näiteks Ameerika? Kui sa oled Ameerikas elav Eesti seenior. Aga sa võid featuuridest rääkida, no näiteks kus kohas on kaamera ees? Jaa, kaamera on ees nurgas, samal ajal kui siin samas hinnaklassis telefon, mida enam ei müüda, on löödud see siia keskele. Ehk siis, mis ta meil näitab? 5000 mAh aku, 120 Hz ekraan, mida siin põhimõtteliselt ligi 1000 eurosed telefonid oma müügiartiklites kasutavad. Ekraan on veel suur ka tegelikult. Ekraan on 6,5 tolline. 6,5 tolline, jah. Et see on ikkagi tegelikult oma jagu. Ta ei ole, ütleme, suur telefon. Ega ta nüüd väike ka ei ole. See on nüüd siis S21 Ultra. Ikkagi täitsa enam-vähem samas mõõdus võiks isegi öelda. Ainukene miinus ongi see, et ta ei ole AMOLED. Jah, ta on siis LSD ekraan. LSD ekraan näitab pilti ka ilma elektrita. Täpselt. Nõustume kõigega, oleme kõigega nõus. Nii, mis meil veel on? Klapipistik on seal. Sa saad päriselt füüsiliselt kõrvaklapid panna. Klapipistik, siia kui mul oleks midagi panna, ma kohe paneks. Klapipistik on asi, mida väga paljudel juhtudel ei näe. Eriti täna näiteks premium segmendis. Ei ole mitte kellelgi. Nii, lukustus, kuba, salas. Salas. Salas on siis meil hiljem. Väga paljud tiltollid. Esimene asi võiks olla see, et sa võtad sätted korraks lahti ja paned selle asja stabiilselt 120 Hz peale. See on nüüd selle 120 Hz-ga, ma eelistan, kui ta ongi mul selline valikuline. Näiteks ta võiks mingi menüüdes ja asjades olla. Aga samal ajal on see, et ega mul on Samsungi peal ka, mida me siin pikas testis hoiame, pandud just selle adaptiivse peale, sellepärast, et 120 Hz võtab tegelikult päris mehiselt akut. Mul on Node'i peal see põhja keeratud. Põhja keeratud, kaua aku kestab? Ei kesta. Sellepärast ma panengi telefoni alati ingliskeelseks, sellepärast, mis asi on, kuidas ma seda display settingut üles leian, kui see eesti keeles on? Võta ülevalt paremalt lihtsalt mingi settingut. Ja ma olen settingut ja vaatasin, ma ei suuda üles leida, kus. Ekraanid, kuvasätted, monitorid, moljud. Jagatud ekraan, keel, regioon, aku. Ma ei leia üles. Kuva ja heledus, Jesus Christ. Nii, mis meil siin siis on? Ekraani värvitemperatuur, vaikimisi, soojem, külmem. Osier vision effekt. Ja mis asi on Osier? Värskendussagedus, automaatne, nii ongi automaatne. Parim värskendussagedus, siis valime 120 Hz. Nii, ja kui me siit lähme, tead ausalt öeldes mina ei saa aru. Ütleme siin üldkuvas ei ole nagu väga midagi tunda. Scrollimist, whoosh efekt, siis mina nagu selles osas aru ei saa. Nii, aga mis meil siin siis veel peaks olema? Tegu on siis MediaTeki protsessoriga, mis ei ole nagu harjumuspärane, tegelikult MediaTeki pannakse praktiliselt kõiki Hiina telefonidesse. Meil on enamasti siis Qualcomm, Snapdragon ja ütleme nii, et nendes igasugustes testides on päris muljetavaldavad tulemused, et kui samas hinnaklassis Samsungi A51, mis on siis aasta vanem telefon kui see, saavutas 175 000 punkti Antutus, siis see saavutas 318. Ja Geekbenchis oli viimases versioonis, see oli 1,7 000, teine oli siis 1200. Ehk siis ikkagi pole nagu tavapärane prose, aga töötab, Ja mis oli päris äge on see, et on, kui sul on olemas USB-C kaabel, mis on näiteks kahepoolne, siis tal ei ole juhtmevaba laadimist, kus ta siis juhtmevabalt laeks su väliseid seadmeid. Sa saad seda kasutada kui akupanka
aga palju sellel telefonil mingit sisemist vabamälu on, et kui palju sinna saab pilti ja asju panna, et mitme giga sellel jagu? telefonil on 128 gigabaitti. No paberi peal ikkagi see umbes 250 euro eest on siin telefoni ikka kõvasti, on ju, 120 hertsine ekraan, 128 giga sisemälu, 6 giga RAM-i, täiesti arvestatav protsessor, trobikond, kaameraid, piisav suurus. Kui sul tegelikult müüvad seda ainult mingid Läti ja Leedu veebipoed, kelle pihta sa karjud, kui sul reaalselt midagi seadmega juhtub? Jah. No näiteks isegi siis, kui sa peaksid ekraani ära lõhkuma. Kes selle vahetab? See ei ole mingi üldlevinud asi. No üks asi on see, et kes seda vahetab, no selles suhtes ma arvan, et on võib-olla piisavalt üldlevinud, et sa lähed sinna, kus iganes nad neid remondivad sellesse kohta, mille nime ma enam ei mäleta. Mati mobiiliäri. Jah, Mati mobiiliärist, kus saad osta ka endale tõukeratta ja destilleerimisseadme. Yeah. Pigem on küsimus see, et kui sul nüüd sellel telefonil on mingi jama, mis sul garantiiga tekib. Yeah. Küsimus on, et kes sul garantiid haldab, kui mitu kuud see aega võtab. Kuhu see reisima peab, et okei, sina saadad ta tagasi, kus iganes e-kaupluses seda ostsid. Kuhu ta läheb? Kas teda tehakse Hollandis, Saksamaal või ta läheb kuskile Hiina tagasi või siis saadakse aru, et seda ei ole mõtet niimoodi transportile, antakse lihtsalt uus, on ju? Et võt, siin on hea küsimus, et kui teil on kogemust 1A Frogi Kaup 24 garantiiga, pange kommentaaridesse kirja, et kuidas see kogemus on. Või siis samamoodi, et kui Samsungid ja asjad, mis meil siin käepäraselt igast poest saadav olen, et kuidas nende garantii, kas see on nagu päriselt parem või on see samasugune kohutav kogemus nagu, ma ei tea, kohvimasinatega ühel Eesti YouTuberil oli. Nii, aga mis meil siin veel siis Kuule, aga seal on trobikond kaameraid taga. Kaamerad, jaa, 48 põhikaamera. Siis on 8 megapiksline lainurk ja siis on makro. Nii, aga võtame siis omale siia väikse ninasarviku ja otsime üles selle kaamera, sest tegelikult ma algul vaatasin, et makrokaamera, see on 4 sentimeetrit, peaks vist olema see fokusseerimiskoht. 4 sentimeetrit on väga äge. Näotuvastus paistab olevat olemas, sest ta ilgelt tahab sinule fokusseerida ja ta päris hästi udustab tausta ära. Okei. Aga ütleme niimoodi, et see 48 megapikslises režiimis vähemalt selle ekraani pealt on ilus. Ma niimoodi ei oska küll kuskilt otsast nuriseda. Kuidas see lainurk välja näeb? See on paha tihti jälle üks nendest asjadest, mis on üpris nõrk odavamate telefonidel. No, see lainurk on siukene... No on kah. Kas sa vähemalt suudad identifitseerida, mis on pildil? Jaa, seda ikka. See ongi see kõige olulisem. Siis on see, et seal on need 2 väga huvitavad jutumärkides asja, ongi see 2 megapiksline mustvalge sensor. 2 megapiksline mustvalge sensor on ainult sügavuse jooks, et see on ütleme portreede jooks. See on väga hea. Nii, portreerežiim. Ja see makro, kuidas tema tundus? Ultramakro. No võt. Ega ma siit nagu mingit erilist kvaliteeti ausalt ei oota. Aga ta on olemas. Ta on olemas ja vaatame kohe sellel pidi ka olemas olema 3-5 sentimeetrit. Palju Samsungil pidi makro olema? Ei tea isegi peast. Sealt, mul siin oli kirjas, ma vist panin sarnased kaamerad 51. Makro on Samsal 5. Ja no, olgem nüüd ausad, seda on ikkagi, ikka on näha. Ühel on see juuksekarv peal, teisel ei ole 5 versus 2. Päris suur vahe. See on ikka korralik, jah. Nii et kui makrograafiat tahad teha selle sinna klassis, siis Samsung on igati teed. See Samsungi makro, see on väga ilus. See on üllatavalt ilus. See on väga ilus. Kui aga videoseadistustest rääkides, ega pikalt ei ole mõtet seal peatuda, aga see põhiline nimetus, kuidas nad oma stabiliseerimist see oli äge. Ultra Image Stabilization Max Stable as a Rock. That was a mouthful, nagu selle kohta öeldakse. Huvitav, kui pikk see meeting oli, et see nimi välja mõelda. Aga filmiseaded on automaatselt. Võtsin filmi, video, ta annab mulle kohe autofookus, white balance, säri, ISO. Annab mulle kohe valikus, siin kui ma võtan külje pealt. Ta on nagu siis video pro režiim või midagi taolist. Kui ma siit lähen, kas sellel on ka mingi video pro režiim olemas? Ja Samsungil näiteks ei ole sellel seadmel siukest, kuidas nüüd öelda, pro video režiimi, mis on meie siin korealasel ei ole, hiinlasel on. Väga huvitav.
jah, sest sellele ma ei saa mitte mingit seadit teha. See on jah. Mõistlik oleks veits kokku tõmmata, et konkreetne küsimus. Täna sul on umbes selline eelarve, oled siuke inimene, kes teeb mõnikord mõned ägedad pildikesed kuskil. Kumma sa võtad? Kas sa võtad Samsungi või sa võtad Realme? Kui ma teada saaks, kuidas see garantii lahendatud on, et kui ma saaksin näiteks seda Telisa letist võtta, siis ma teeksin seda, aga täna, kus ma pean selle tellima kuskilt internetipoest, millel on maine natukene kasinavõitu, et jõle raske on seda müüki teha. Näiteks ongi see sama, et kui ma peaksin nüüd operaatorilt telefoni ostma, siis ma tahaks selle oma kuumaksesse sisse panna, that's it. Ehk siis sisuliselt, ma ei tea, liisi järelmaksud, mingid siuksed asjad, see paneb telefonid päris korralikult otsa. See ei ole päris see, noh. Nii, vaatame, kuidas heli on. Mono. Et selles suhtes sellel pidi olema mingi Dolby Atmos, aga ma ei kujuta ette, kas see on siis kõrvaklappidega või kuidas see on. Sest kõrvaklappidega tal väidetavalt pidi, tal oli mingisugune 24 bitti heli või 192 hertsi, ma ei tea, kas see on hea või halb. Mida iganes see tähendab, on ju? No jah. Jah, Samsungi heli on parem. Selles ei ole mitte mingi... Kas Samsungil on kõrvaklapi pistik? Samsungil ei ole kõrvaklapi pistikut. Ehk siis põhimõtteliselt, kellele see nüüd on, kui sa saad selle telefoni kuskilt ilgelt odavalt kätte või sinu jaoks on nagu kõrvaklapi pistik väga oluline ja võib-olla sa põhimõtteliselt ei taha Samsungi osta, siis nagu ma arvan, et see on jumala okei. Väga? Aga siin tõmbame kokku. Ehk siis tarbige targalt, pange kommentaaridesse, millest me võiksime veel videoid teha ja ärge herneid ninna toppige.